Afganistani hurt. Kuigi peale vaadates tundub, et tegemist on pildiga glamuuriajakirjast, siis tegelikult on teie ees ülim kütt. Algselt aretati see koer just jahtimiseks küllaltki keerulistes ja rasketes tingimustes. Aga praegu kodus kuninglikult lesides võib ta võõra kõrvaltvaataja osavalt ära petta. Ta võib rõõmuga jagada oma kodu teiste loomadega, ent õues muutub ta kui teiseks isikuks. Ta ajab väsimatult taga kõike, mis liigub. Vahel võib ta paras narr olla, ent teinekord jätab tema tundlik loomus tast jällegi ääretult tagasihoidliku mulje. Afganistani hurt vajab igapäevast jalasirutust. Miinimumprogramm näeb ette pikemat jalutuskäiku või jooksutiiru. Üldiselt pead sa temaga koos elades olema küllaltki pühendunud omanik, sest lisaks trennile vajab hoolt ka tema siidine kasukas. Seda tuleb harjata iga 2-3 päeva tagant, et too ei pulstuks. Huvitav teada. Afganistani hurt nimega Snoopy oli esimene koer, kelle Korea teadlased 2005. aastal esmakordselt edukalt kloonida suutsid. Snoopy elas 10-aastaseks. Afganistani hurt. Lummava fassaadi taga peitub tõelise küti süda.